Ahoi sõbrad, mul on hea meel, et sa oled jälle siia kanalile tulnud mulle kaasa elama. Täna tuleb võib-olla natukene selline teistmoodi video, et enne kui suvekodusse sõidame ja jaane hakkame tähistama, siis ma mõtlesin, et ma natukene jagan teiega mingeid oma tegemisi veel, et siis on oht, et võib-olla mõneks hetkeks kaon ära videotega. Ja siis ma mõtlesin, et võtan teid sellele teekonnale kaasa, et miks peab võib-olla väikese pausi tegema. Nimelt see kodu, kus ma siin olen, kass seal pikutab, et mingi hetk sai see müüki pandud ja kuna nüüd asi on sealmaal, et hakkab minema tehinguks, siis pakin siin asju kokku niimoodi digimull otsa ees, väljas on mega palav ja siin asju on palju, vedamist tuleb palju. Et kõik see tuleb kokku pakkida siin, et järjest sorteerin asju, et mis läheb ära viskamisele, mille ära annan, siis tegevust jagub. Et kolimine natukene lihtsamalt ka läheks, ma käisin depos, tõin neid kaste juurde, võtsin prügikotte, et need kõik siin kokku pakkida. Lisaks on köögis nipet-näpet vaja siin kokku pakkida, mingid raamatud on ära pandud, tuleb veel kõik see tehnika siin ära pakkida, et siin köögitehnika, mis integreeritud on, jääb siia sisse ja lisaks tuleb see töönurk ka mul siin kõik kokku pakkida. See on siis see koht, kus kõik need videote ideed sünnivad ja kokku panen neid, et igas siin kaamera, tavaari, mikrofonid, asjad. Seal on 2 kasti raamatuid, et kõik see tuleb kokku pakkida ja lisaks, kuna see laud sai ka ise ehitatud siin töötasapinnas, siis ma plaanin selle ka kaasa võtta. Võib-olla peab seda siin juba lõikama täpselt õigesse mõõtu, et saaks uues kodus panna selle siis paika. Et kes mind on natukene kauem jälginud, siis mäletate kindlasti seda videot, kus ma käisin Kollassaarel, matkasin läbi Raba sinna, ööbisin seal. Ja siis ma natukene rääkisin ka oma sellest eluolust, et kuna mulle siin Tallinnas tegelikult ei meeldi elada ja väljavaated on kuskile mujale, siis ma aktiivselt hakkasin selle kallal siis tööd ka tegema. Ja nüüd on asi sealmaal, et kuna on uus töökoht, uus elukoht, siis selle tulemusena saigi see kodu siin müüki pandud ja sellised muudatused sisse viidud. Et kindlasti näete seda uut kodu ka varsti, kui me siin lõpetame, liigume sinna korterisse. Et ma ostsin ühe natukene väiksem korteri ühes maakohas ja mitte väga kaugel Võrust. Siis kogu selle elamise viime sinna. Ja ütleme, see lõpptulem on see, et mul ei ole ühtegi rahalist kohustust, ei ole ühtegi pangalaenu, mitte midagi. Ja hakkan töötama siis selle nimel, et teha oma ettevõtte ja hakata siis ise endale palka maksma. Sest et ma olen aru saanud, et elu on liiga lühike, et kogu aeg tööd teha. Eriti, kui ma teenin kellegi teise huve või teenin kellegile teisele raha, siis ma katsun kuidagi selle kõik nüüd oma elus viia sellele tasandile, kus ma hakkan ise endale palka maksma, et seda siis erinevate tegemiste näol, kus teie ka kindlasti saate hakata kaasa lööma, aga sellest siis räägin rohkem, kui on võib-olla õige hetk, et sügise paiku on plaanis see oma väike firma käima panna ja tegutsema hakata. Vot, et selles mõttes tuleb väga palju elumuutusi, et ühest elukohast teise, uus töökoht, kõik on uus. Et ühtlasi on nagu natukene süki hirmutav aeg, samas on hästi põnev, sest et selles kodus siin võib-olla olingi natukene liiga mugavaks läinud. Ja ütleme, kui ma hakkasin seda müüma, siis tekkisid küll sellised kahetised tunded, et kas ma teen õigesti või mitte. Aga kuna kinnisvara on nii palju oma hinna poolest nii palju arenenud ja kasvanud, siis tegelikult ma olen nii plussis sellega, et kui ma maksan kõik tagasi, siis mul jääb veel üsna okei summa kätte, millega hakata siis oma firmat ja kõike rajama. Ja ühtlasi siis uus kodu ja kõik on välja ostetud, et ei ole mitte ühtegi rahalist kohustust. Lisaks loodus kaunis koht, väike maakoht, ümberringi on kõik asjad olemas, nii et miks mitte. Lisaks suvemaja jääb ka siis üsna ligidale ja saab rohkem looduses käia ja videosi teha ja vaikselt niimoodi nokitseda. Vot. Aga ma pakin siin vaikselt edasi ja järgmisena me siis liigume sinna uude koju, mis ma ostsin ja seal näitan teile siis lähemalt, mis seal on ja
mis mu edasised plaanid selle kohaga on. Nii, olen omadega jõudnud siia uude koju ja vaatame siis koos teiega üle, et siin kõik on jäetud nii, nagu ta oli ja eks siin nipet-näpet asju tuleb hakata tegema, et tegu ei ole uue majaga ega uue korteriga, nagu mul praegu oli, aga jällegi sihuke uus põnev aeg ootamas, saab ise teha midagi huvitavat. Nii, hakkame köögist pihta. Praegu siin köögimööblit ei ole. Et siin tuleb kõik siis teistmoodi, mis mulle endale väga meeldib ja lapsepõlve parim mälestus on selline puuküttega pliit. Siin peal oli hea igast toite teha. Lisaks siin praeahjus siis erinevaid lihasid, kartulit, mis iganes. Et siia mul on disain ka tehtud. Siia tuleb selle seina me värvime ära ja siia tuleb siis köögimööbel. Nii, praegu on külmkapp siia esikusse jäetud. WC, duširuum. Siin väga palju muutusi ei tule. Siia tuleb üks riiul, et asju hoida. Siia tuleb kabiin ümber klaasist või siis vaatame, millest teeme. Ja lisaks siia nurka siis tuleb valamu ka veel. Et selles kodus on igast need vanad kapid ka säilinud, nii-öelda sisse ehitatud. Nüüd ma mõtlengi, et vaatame, mis me sellega teeme. Kas me jätame selle alles või siis ehitame kuidagi muud moodi selle. Nii, mis meil siin on veel? Siis meil on elutuba. Siin on 2 sellist puuküttega ahju. Kusjuures sellises saab ka väga hästi. Paned suure malmpanniga näiteks kartulit sisse, lükkad sööd laiali või saia leiba, et saab sellist asja ka nokitseda. Kindlasti kunagi näitan teile. Aga selline väike elutuba. Mingi mööbel on siia sisse ja ma veel mõtlen, mis sellega teha. Tõenäoliselt kuskile ära vean selle. Siia taha tuleb magamistuba, et siin on samamoodi mingid asjad jäetud, et see kapp läheb siit minema, lauad lähevad siit ära. Toda radikat ei ole ka vaja. Kohe maja taga on siuke väike hoov, aiamaa. Selline mõnus väike maakoht, kõik vajalik on olemas. Ja siis on 3. tuba. Siin on ka mingi vanakooli mööbel veel, see läheb ka siit minema. Et see tuleb kõik siit ära vedada ja lisaks siin toas siis ka plaanin kõik puhtaks kiskuda ja see täiesti uuesti teha siis. Et siin muidugi on ka selline kapp nii-öelda sisse ehitatud, aga nüüd kui siia koputada, vaadata, siis see tundub siuke lihtsalt kerge sein. Et kui see siit nüüd maha lõhkuda, siis saaks siit otse kööki. Et vaatame, mis pidi teeme, võib-olla võtame selle sealt vahelt ära. Eks ma vaikselt hakkan nokitsema. Et tegemist on kindlasti palju, aga samal ajal ma usun, et sellest saab päris hea uue kodu. Ja võtsin tagi selle pärast, et tahtsin Tallinnast eemale elada. Lisaks mul on uus töökoht Võrus ja siis mul ei ole ühtegi rahalist kohustust, ehk siis ma saan natukene kergemalt elada võib-olla, aga eks paistab. Nii, ega midagi. Ma siin pean veel autost mingeid asju tooma, mingid asjad tein ära ja siis vaikselt siin veel nokitsen ja peale seda lähme sõidame natuke aega edasi ja lähme vaatame, mis suvemajas toimub. Ma kardan, et seal on hein juba rinnuni kasvanud ja et enne kui saab jaane tähistada, tuleb seal kõva niitmistöö ka teha. Nii et näeme mõne hetke pärast juba siis suvemajas. Siin on kõik nii heina kasvanud, et ei jää midagi muud üle, kui tuleb kohe niitma hakata. Aga jube tuline on. Eile natukene põlesin ära ka. Aga mis siis ikka, tuleb tööle hakata. Igal pool suur hein. Varsti ei pääse mitte kuskile siin. Võt, hakkame tööle siis. Plaan oli selle murutraktoriga niita, aga paraku see vana Raive tööle ei lähe praegu. Tundub, et mingi starteri jama ja ega siis ei jäägi muud üle, kui
tuleb hakata trimmerdama ja pärast siis vaatame, kas käsiniidukiga saab midagi tehtud või mitte. Et suured täna, mis see kell on juba mingi 7 läbi. Ega siin see õhtupoolik ongi, paar tundi niidan ja siis ega ei olegi, puhkama ära. Ja homme siis jätkame siin tegevusi, et ma hakkan siit nüüd kohe niitma. Õhtune tegevus olemas. Ütleme nii, et päris palavan, higi lahmab. Ja kahjuks siis selle murutraktoriga niita ei õnnestunud, et üsna tühi vedamine oli siia suvemajja see. Eks mul siis tädimees vaatab üle, et mis sellel viga on, et tema käest selle tõin. Aga trimmeri ja käsiniidukiga siis tegelikult sai üsna hea rada sisse. Et homme ka päev ja siis saab seda siin edasi teha. Et kindlasti sauna juurest ja vanaemale ka maja juurde mingi rada sisse ja peaks okei olema, et vaatame millalgi hiljem äkki saab selle kõik siin niidetud. Nii, aga ma arvan, et teeb väikse tule ülesse, võtab ühe külma ligi ja alustame puhkamist. Mul naine võitis mingi siukse huvitava asja, see on siis selline nagu liit nii-öelda. Paneme selle siin kokku kohe. Siia paned siis nii-öelda materjali sisse ja põleb ta siis nii-öelda ilma suitsuta. Selline huvitav asi. Nimi on tal siis Solo Stove. Selline huvitav asi. Teen siia kohe tule alla, siis näete ka täpsemalt. Nii, kasutan siis sellist. See põleb umbes 10 minutit ja sellega on päris hea igast asju käima panna. Paneme ta siia niimoodi vaikselt õõguma pelleti vahele. Et siia pliidi sisse saab muidu panna igasuguseid asju, näiteks sütt, pelletit, puuoksi, mis iganes. Et eelmine kord tegime puuokstega, nüüd siis proovin pelletiga. Lisaks on praegu Motonetis ka siis päris hea hinnaga akupank. Tegu on siis 30 000 akupangaga ja maksis ta siis 24 eurot. Üsna siuke hea klots, et see kindlasti tuleb ka abiks. Töö tehtud, hea olla. Avame väikse meistrite gildi. Tuli siin kogu poogu vaikselt. Kohe hakkab jalgpall ka uuesti. Mis nii viga? Hea külm. See kuum võttis täitsa läbi. Ja ega siin soojakus sees ka parem pole, seal on ka päris tuline. Aga panin sinna puhuri tööle ja eks ta seal vaikselt jahutab, et kass on ka täitsa siruli. Andsin talle ühe siukse jääpaki sinna kaisu, nüüd ta kaisutab seda seal oma majas. Et eks talle ka see kuum mõjub. Vot. Aga ega midagi, ma siin naudin õlut, hakkan jalkat vaatama. See ka siin vaikselt läheb. Et see on siis Solo Stove. Et isegi siin peal tegelikult ma arvan, et kui mingi poti või asja panna, saab vett ilusti teha. Ja ta mõte ongi see, et ta põletab niimoodi, et ei aja suitsu. Tal on mingi oma süsteem, sinna augud ja asjad, mis suunab selle suitsu mujale siis. Et vaatame. Ja sääsed on ka välja tulnud, et võib-olla see aitab neid sääski ka natukene eemale peletada. Vot. Ega midagi. Puhkan ja vaatame, mis siis homne päev toob. Kõvasti niitmist tõenäoliselt. Jälle üks mõnus kuum päev ja natukene niitmisele vaheldust ka. Et seal hommikul toimetasin veel talumaja ümber, seal nipet-näpet tegemist. Tulin sõidust just, siis auto ka jahtub praegu. Aga vahepeal sai siin tellitud ühed riiulid, hästi lihtsad komplektid. Ja ma mõtlesin, ma lähen panen nüüd siia suvemajja nüüd ülesse. Et kui need üles on, siis ma näitan teile, et saab mingid nõud panna sinna ja siis tassid ja maitseained ja on vähemalt need asjad paigutatud. Riiulid paigas ja nüüd hakkab vaikselt juba köögi moodi minema, et see on see IKEA köögi nii-öelda nurk, mis me võtsime. Siin saan endale omlett asju ja kohvimasin on, no selle saab praegu panna sinna akujaama järgi. Et selles mõttes kõik vajalik on olemas.
veevärki ma olen teile varem ka näidanud. Panen nupust tööle. Saunamajast on vee ja nüüd vähemalt saab need tassid ja taldrikud siia riputada, lisaks mingid maitseained ka. Siin samamoodi. Et muidu ennem kõik olid siin jalus, aga see võtab nii palju ruumi ära ja ei olnud kõige parem lahendus. Et nüüd saab siin täitsa siis normaalselt kokata ka. Ja riiulit siis on pärit Temust, 2 tükki oli vist mingi 20 €. Et noh, ajab asja ära. Täpselt siia suvemajja sobilik. Lisaks peab siia mingi kardina ka vist tekitama, vaatama, eks mingi aeg uurib. Vot, ega midagi, toimetan vaikselt edasi, aga siin tegemist jagub. Vahepeal lähen käin külas ja siis tulen tagasi ja siis ega nii see päev läheb. Tähistame Jaane ka, teeme süüa ja istume mõnusalt lõkke ääres. Et vaatab, kuidas tänane õhtu sujub. Eile oli neid kihulasi nii palju, et lõpuks oli suht välja kannatamatu. Aga mis on huvitav on see, et ei ole sääski see aasta nii palju, kui on varasemalt olnud. Et võib-olla sõnun ära, aga eks näis. No päev vaikselt liigub. Käisin siin vahepeal küla peal ka. Käisin külas, vaatasin ühes teises kohast talgusid, mis seal parasjagu käsil olid. Väike ehitustöö ja korrastustöö käis. Aga mina nüüd ootan külalisi. Varsti tuleb siia minu kaaslane. Lisaks minu tädi oma perega. Ja plaan on siis, et istume siin minu selle soojaku ees. Igal pool mujal on lihtsalt hein liiga kõrge, et siin on enam-vähem niidetud. Siia teeme tule pärast. Mingit pahna leidsi, mida põletada. Teeme siia munasse tule alla. Lisaks panen siin ka vaikselt söe hakkama. Siia saab toidud panna, kokata. Et ühesõnaga tegemist jagub. Ja mis me süüa teeme siis, eks siis kui jõuan sinna maani, siis näitan. Ja teie siis nii kaua minge otsige endale ka mingit söögipoolist. Pange siinkohal video pausile ja tühja kõhuga edasi vaata. Nii et kohe varsti näitan, mis me siin kokkama hakkame, kui kõik teised külalised on kohale jõudnud. Võtsin mingid makarone ka kaasa. Teeme siis 2 sorti salatit. Esimese teeme lihtsalt oliiviõli, maitseained, tomat, kurk, punane sibul ja selle maitsestame ära, segame kokku, et ma parasjagu siin näpu vahel hakingi kõik enam-vähem selliseks peeneks ära. Ja siis pärast segame selle kõik kokku. Käime siis kurgi ka siia, tuleb siuke hästi robustne salat, kõik on näpu vahel nokitsetud siin looduses. Oliiviõli. Natuke suhkurt. Laimipipar. Ja natukene söögiäädikat ka. Nii, segame ära. Nii, järgmise asjana teeme grillitud virsikusalatit. Lõikame sellised virsikulaastud ja selle laseme grillilt läbi. Ja siis siia paneme rohelise lehtsalati, paneme oliiviõli, soola, pipart, suhkurt, soolatud pähkleid ja lõpus feta juustu segame kõik kokku. Tuleb selline hästi mõnus suvine salat. Ma praegu lõikangi need ära ja siis paneme grilli peale ja siis lõpus näitan teile, kuidas kõik see kokku segada. Paneme need siia grillima niimoodi. Grillitud. See on niisugune üsna hea suvine grillroog.
siin on juba kõik õli, sool, pipar, kõik vajalikud asjad ära. Segame kergelt läbi. Lisaks on soolapähklid ka siin. Annavad salatile sellist head krõmpsu. Nii. Segame ruttu ära selle. Nii. Ja siis paneme siia feta juustu ka peale. Väits välja. Nii. Oih. Feta just on ka siuke hea soolane. Selle purustame siin näppude vahel, siia vahele lihtsalt. Sulab ka veidi siia selle kuuma virsikuga. Nii. No, onu Romeo Coca-Cola, jah? Varsti on liha valmis, jah? Väga tubli. Vaata, ilus pruun juba kõik. Must ja pruun. Must ja pruun, jah? No, väga hästi. Natukene veel keerutad siin, siis saame sööma hakata. No vot, liha valmis. Grillitud virsikusalat. Siin on feta juust, pähklid näha. No ma ei tea, palju kaameral näha jääb, aga mõnus siuke pehme grillitud virsik, roheline, pähklid, feta juust, šašlõkk erinevas variandis. Nii et sööme ja vaatame, mis siis homme edasi saab. No vot, sõbrad, jaanid peetud, tuju hea, aga nüüd tuleb tööle asuda. Ja tulin siis parasjagu siia korterisse mõõte võtma, et tellime ära ühe diivani ja siis voodi koos madratsiga. Ja ülejäänud pahn, mis siin praegu on, see läheb kõik välja, et vaatan, pakun kohalikus külagrupis, et kui keegi tahab, siis saab endale. Kui ei, siis läheb lihtsalt lõkkematerjaliks, et ise ei taha neid asju. Vot, ega midagi. Tuleb siin plaanid paika panna, tegutseda. Et kui ma video alguses ütlesin, et võib-olla mõneks ajaks läheb asi pausile, siis ma ikkagi üritan teha nii, et asi ei läheks pausile, vaid saame samaaegselt, kui kõigega siin tegelen. Saame ikkagi igal pool metsas ja seiklemas ka käia ja mingid plaanid asjad siin on. Et küll jõuab kõike teha. Tuleb lihtsalt hoolikalt planeerida ja vaikselt nokitseda. Vot, mis siis veel? Ega suurt midagi ei olegi. Uus põnev etapp on ees ootamas. Kindlasti muidugi kõige raskem osa, et Tallinna korter veel tühjaks teha. Seal on tegemist veel jagub. Aga noh, nagu video alguses rääkisin, kõik küllal eesmärgile ja saab nii-öelda maksuvabalt elada. Ja noh, koht ise on ilus, ümberringi on järved. Et saame siin kalal käia ja ringi jalutada ja ringi möllata, et vaikselt ta nii hakkab minema. Aga ega midagi. Võtan siit veel viimased mõõdud ja natuke nokitsen. Ja teiega siis juba näeme järgmises videos, et järgmises videos on mul üks väga huvitav pakk avada. Ja võib-olla kes on teravam silm, on neid asju juba varasemas videos näinud niimoodi, et ma ei ole vihjanud, aga järgmises videos siis räägin natukene täpsemalt kanali uuest sponsorist ja mis ta meile andnud on. Ja paneme kohe need asjad siis katsetusse ka ja vaatame, kuidas asi sujub. Nii et nautige suve ja näeme juba järgmises videos. Olge mõnusad!